Nii, tere kõigile, tervitan teid Eestimaalt, Tartust ja esiteks räägin lühidalt endast. Küllaltki pika aega töötasin, peaaegu 20 aastat töötasin lasteaias, esialgu kasvatajana tavalises venekeelses rühmas ja hiljem juba õpetajana 10 aastat siis keelekümblusrühmas. Ja siis viimased 2 aastat olid juba pühendatud administratiivtööle. Olen siis õppeala juhataja ja selle aja jooksul olin ka metoodikakeskuse koordinaator. Aga hetkel olen lapsega kodus. Vot selline lugu. Aga nüüd ma avan oma esitluse. Püüan kuidagi ja siis näitan ja hakkan jutustama. Nii, kas te näete? Kas on korras? Jaa. Väga tore. Niisiis, esiteks sellest, et see grupp suletud, Facebooki suletud grupp Nina Savrik, minu kakskeelne laps, oli minu poolt loodud juba poolteist aastat tagasi ja seal ma jagan hästi palju erinevaid materjale, ideesid ja palju muud. Ja peamine tegelane ongi selline Nina Savrik. Ja suur teema, millele on pühendunud grupp, ongi mängud. Ja tänasel kohtumisel püüan teid tutvustada mõningate mängudega. Ja need on mängud, mida on võimalik valmistada oma kätega. No vot, ja esimene mäng on Tommi riided. Valmistasin mängu jaoks sellise A3 suuruses avanevate ustega kappi. Ja avatuna see kapp näeb välja nii, ma joonistasin riiete ja jalanõude kontuurid ning kirjutasin nende nimetused eesti keeles. Ja siis see ongi see lõvi nimega Tommi. Ja siin on tema riided ja jalanõud. Ja siis me laume kõik esimesed kappi, meenutades nimetusi või loeme, kui oleme juba unustanud. Ja lapsel on kogu aeg õigus valida riideid ja jalanõusid tegelikult talle meeldiva värvuse järgi, kuna riideesemed on kahepoolsed, jalanõud samuti. Näiteks roosad sokid või hallid sokid, ruudulised püksid või täpilised sukkpüksid või siis sinised püksid. Need on kahepoolsed. Nii siis veendume, et kõik riided on kapis. Nad leiavad oma koha ja siis hakkame Tommit riietama. Arutleme, et ta elab meil Aafrikas, seal on alati palav, aga kuid hetkel on ta Eestis külas ja teda tuleb siis riietada vastavalt ilmastikule. No siis mõtleme välja, kuhu ta läheb, kas jalutama või poodi või sportima ja siis tuletame meelde, missugune ilm on väljas. Vot. Ja siis võtame appi ka signaalkaarti. Kaarti, kuna eesti keeles on vaja alati näidata, kuhu asi pannakse. Näiteks pane selga, pane jalga, pane kaela ja nii edasi. Nii, teine mäng on värvilised ostud. Selle mängu jaoks on vaja eri värvi paberilehti, tumedad, heledamad ja nii edasi. Mustriga paberilehti, näiteks täpilised, ruudulised, lillelised ja siis läbipaistvad kiled. Näiteks mugav on kasutada kiletaskut. Ja mängimiseks on vaja läbipaistvatele lehtedele musta markeriga joonistada erinevate riiete ja jalanõude kontuurid. Ja mina kasutasin interneti värvilehti. Siis ma trükkisin ja joonistasin kile peale kontuurid. Ja mäng seisnebki selles, et laps nimetab kas või riideeseme või jalanõud ja siis valib värvi, mille peale ta selle asetab. Ja sellisel moel värvitakse kõik need
pildid ja oleks hea, kui värvilisi paberlehti oleks natuke rohkem kui kontuure ja sellisel juhul jääb lapsel valikuvõimalus. Nii, ja siis, ja siis järgmine mäng on autod. Ja selle mängu jaoks on vaja joonistada või valmistada värvilisest paberist teatud arv autosid ja minul on nad kõik eri värvi. Punased, rohelised, isegi halli värvi on ka. Ja siis teistele kaartidele kirjutatakse autode numbrid, numbrite ja tähtede kombinatsioon. Ja mõned variandid on väga sarnased ja erinevad ühe tähe või numbri või järjekorraga. Ja selliseid komplekte on vaja valmistada 2 tükki. Üks autodele ja siis teine mängujuhile. Ja enne mängu algust võib autod panna ritta, lugeda, mitu neid on, nimetada värve, loendada järjekorras numbreid ja vastata küsimustele, mitmes on näiteks punane auto või mitmes on valge auto ja nii edasi. Ja siis teine variant, autod kleebitakse seinale korteris või rühmaruumis ja siis avaneb lastel võimalus liikuda. Ja iga auto alla kleebitakse number ja laste täieliku vaimustuse saavutamiseks võib mängujuht mingi spetsiaalse atribuudi abil muutuda kas või politseinikuks ja range häälega siis teatada tähelepanu, tähelepanu, otsitakse autot numbri märgiga näiteks TVN 639. Ja siis numbrit loetakse ainult üks kord ja lapse ülesanne ongi meelde jätta otsitava auto tähtede ja numbrite kombinatsioone. Ja siis järgmine mäng on majakesed. Selle mängu abil me tutvume geomeetriliste kujunditega ja kinnistame nende nimetusi, näiteks ring, ruut, ristkülik, kolmnurk. Täiendame teadmisi värvidest, meenutame nimetusi majaosadest, katus, uks, sein, aken, siis arendame loogikat, tähelepanu ja mängu jaoks on vajalik 6 värvilist kolmnurka, see on katus, 6 värvilist ruutu, need on seinad, 6 värvilist ristkülikut, see on uks, 6 värvilist ringi, need on aknad ja siis majaplaan. Ja mängukäik on selline. Me meenutame lapsega, millest koosneb maja. Katus, uks, sein, aken. Vaatame pakutavaid variante ustest, akendest, katustest, seintest. Kordame värve ja siis laps nimetab või kordab täiskasvanu järel geomeetriliste kujundite nimetusi ja siis me näitame lapsele plaani, mille järgi on vaja ehitada uus maja. Ja lapse ülesanne on ehitada maja nii, et need majakesed lihtsalt ei sobituks oma vahel, vaid ka maja oleks, või maja sees oleksid erinevate majade detailid, eri värvi, näiteks katus ja uks ei tohi olla ühesugused. Ja siis pärast veendumist, et tulemus on õige, majakesed on ehitatud õigesti, võib koguda majatüki kokku järjestikku. Algul uksed, pärast katused, aknad, seinad. Võib ka koguda järjestikku geomeetrilised kujundid või koguda järjestikku vastavad värvidetailid. Nii, järgmine mäng on katame lauda. Siin me kinnistame nõudeid nimetusi, kordame ka värve, kinnistame arve, meenutame isegi etiketireegleid, kuidas katta lauda ja arendame loogikat ja tähelepanelikkust. Nii, ja lapsel on vaja panna värviliste
linadega laudadele nõud nii, et kõik nõud oleksid erinevad ja ei kattuks laudlina värviga ja ka omavahel. Ja mängu raskemaks tegemiseks võib suurendada nõude värvuste värvide arvu. Nii, järgmine mäng on kommid. Mäng ei olnud või ei mõelnud välja mina, vaid tegin suuremaks, suurendasin seda. Ja see mäng aitab laiendada eesti keele sõnavara, arendab ka pika hääliku kuulmist ja aitab kinnistada tähtede tundmist. Ja selle mängu jaoks on vaja tähtedega mänguväljak, on juba pildil olemas. Siis erinevate piltidega kaardikeste komplekt ja nende nimes peab kindlasti esinema pikk häälik, näiteks tamm, trumm või sool, sall, uss ja nii edasi. Ja siis sellised nupud vastavalt mängijate arvule või mitu figuuri mängijad, juhul näiteks kui laps mängib ise või kasutab mängijate asemel mänguasju. Ja see variant on ka mugav kui ka suurema hulga laste puhul, kui lapsed mängivad ja elavad kaasa mõne figuuri eest. Ja mängukäik on selline, laps võtab kaardikese, nimetab, mis või kes on joonistatud, siis ütleb pika hääliku ja paneb nuppu või kuju kõige lähemal olevat tähe peale, mis vastab sellele pikale häälikule. Ja võidab see, kes jõuab esimesena kommipoeni. Vot selline mäng. Järgmine mäng on pallid. Mängu abil kinnistame teadmisi põhivärvidest, kordame loomade nimetusi, kinnistame loendamist 10-ni, arendame ka tähelepanu ja loogikat. Selleks on vajalik sellised pildid nagu pallikesed, loomade kujutised ja siis kuubikud või pallid või mängunupud põhivärvidest. Mul on need kollased, rohelised, punased ja sinised. Selline kotike. Nii, ja mängukäik on selline. Pallid asetatakse põrandale või lauale. Laps valib, vaadates või mitte looma, kes otsib oma palli. Ja siis me kordame, kuidas looma kutsutakse, missugust värvi ta on, missuguseid hääli teeb ja kus elab ja nii edasi. Siis laps võtab mitte vaadates kotist 3 kuubikut. Ja olenevalt kuubiku värvist on lapsel vaja leida pall ja panna tema peale loom. Vot selline, hästi lihtne, aga päris huvitav mäng. Järgmine mäng on nanumäng. Selle mängu abil on väga mugav korrata sõnu, kinnistada värve, korrata järjest loendamist ja arendada mälu. Mängu jaoks on vaja temaatilisi pilte, 6 värvilist ringi ja eri värvi külgedega täring, ja need värvused vastavad ringivärvidele. Ja mäng seisneb selles, et kõik pildikesed laotatakse pildiga allapoole, laps võtab pildi, nimetab, kes või mis on kujutatud või joonistatud ja katab ükskõik mis värvi ringiga. Ja ritta pannakse 6 pilti ja kaetakse ringidega. Ja siis veeretatakse täringud ja nimetatakse külgevärv. Ja lapse ülesanne on meenutada, missugune pilt on peidetud vastavat värviringi alla. Näiteks pildil on näha, et oranži ringi all oli eesel. Nii, ja juhul, kui pilt nimetatakse õigesti, võtab laps selle endale ja asetab ringi alla uue.
aga kui esineb viga, siis jääb pilt ringi alla ja vahetust ei toimu. No ja mäng kestab senikaua, kui ta muutub juba töötuks. Nii, järgmine mäng on koletised. Mäng on väga lihtne ja tõmbab oma erakordsusega. Lastele meeldivad need koletised väga ja see mäng on kreatiivne ja koosneb täielikust improvisatsioonist. Täiskasvanu seisukohast see mäng võimaldab kinnistada teadmisi kehaosadest, arendab matemaatilist pädevust ja siis arendab fantaasiat ja lihtsalt valmistab rõõmu. Ja selle mängu jaoks on vaja paberileht, värvilisi pliiatseid või vildikaid ja täring. Siis lehele joonistatakse vabas vormis koletise keha. Siis veeretatakse täringud ja selgitatakse välja, mitu silma on koletisel. Siis laps joonistab vormi abilehele. Siis samamoodi selgitatakse välja, mitu suud, mitu kõrva, mitu nina ja nii edasi. Ja mängu lõpus võib anda lastele siis võimalust lihtsalt korrata, mis kehaosad on sel koletisel. Väga lihtne mäng. Nii, järgmine mäng on nimeta. Selle mängu jaoks on vaja märgitud teemades sümbolitega kaardikesi ja täring. Ja kaardid on pildiga allapoole ja siis laps veeretab täringut, loeb mitu punkti või täppi sellel on ja keerab kaardi ümber ja siis sellega määretledes teema, näiteks puu tähendab puude nimetused, vest on riiete nimetused, põder on metsloomad, palett on värvide nimetused, õun on puuviljad, varblane siis linnud ja kapsas on näiteks puuviljad ja number 7 on nädalapäev ja kringel on leivatoodet. Nii, ja lapse ülesanne on öelda nii palju nimetusi, kui näitas täring. Vot selline väga lihtne mäng. Nii, järgmine mäng on 9 sõna. Reeglid on jälle väga lihtsad. Laual või vaibal on esiteks 9 pilti. Ja laps peab ütlema, mis on joonistatud piltidel ja õige vastuse korral ta saab pildi endale ja vabale kohale õpetaja asetab uue pildi. Mäng on hästi hasartne ning seepärast on tõesti palju pilte vaja. Aga kui mängib grupp lapsi, printsiip on tegelikult sama, aga tähtis jälgida käereeglit. Kui üles tõstetud käega laps näitab, et ta on valmis, ta võib nimetada ühte sõnadest, siis pärast õpetaja luba ütleb ta välja sõna ja õige vastuse korral võtab pildi endale. Ja siin on väga tähtis oskus dirigeerida, et ka kõige häbelikum laps saaks sõnaõiguse. Nii, järgmine täht on 3 tähte. Mäng, mida koostatakse 10 minuti jooksul mõnede kleebiste abil, millele on kirjutatud tähed. 3 erivärvi paberilehel peale kleepisin ma segamini tähti ja esimeseks, mis oli vaja lapsel teha, oli valida talle meeldivat värvi leht, pärast leida 3 tähte, mida ma talle ütlesin ja leitud tähe peitis laps väikese ruudu alla ja siis hiljem, kui kõik tähed olid leitud, veendus, et ruudukeste all on just see täht, mida mina palusin. Nii, järgmine täht on tähed. Selle mängu jaoks on vaja papp, millele kleebitakse tähed ja see peab olema kindlasti paindumatu ja päris paks. Ja tähed peavad olema valmistatud tavalisest või värvilisest kummist. Mina ostsin poest juba valmis komplektina.
Ja kui te mängu valmis teete, siis proovige ka ise seda mängida, tundke võidukat äratundmisrõimu. Nii, järgmine mäng on edimäng. Mänguks on ja paar mängulauda, mis on jaotatud 9 sektoriks ja siis vot selline komplekt, väikesed mänguasjad ja siis kotike tähtedega. Ja mäng algab sellest, et mängija valib endale mängulaua ja 9 mänguasja, mis asetatakse sektoritesse. Üks asjake igasse sektorisse. Nii, ja ärge kiirustage last tagant, andke talle aega rahulikult valida kangelasi. Tegelikult väga põnev on jälgida, missuguse naudinguga toimub see etapp, kui laps teeb otsuseid. Ja selle mänguasja võtan, seda mitte või selle panen siia, aga selle sinna nurka. Ja võib ka arutada lapsega, mis või kes see on, kas on see elus või elutu, kas söödav või mitte söödav, missugust värvi, millest on tehtud. Ja siis, kui te tunnete huvi, küsige, miks laps valis just need mänguasjad ja ma arvan, et te saate teada palju huvitavaid saladusi. Nii, ja siis kotist võetakse üks täht, nimetatakse ja selgitatakse, kas sektorites leidub neid mänguasja, mis algavad selle tähega ja kui on, eemaldatakse mänguasi mängulaualt ja võidab see, kelle mänguväli saab esimesena tühjaks. Väga lihtne. Nii, järgmine mäng on õige või vale. Ja ma leidsin mängu ühest komplektist ja lihtsalt suurendasin. Reeglid on päris lihtsad. Vaja on jagada kõik kirjutatud tähed 2 grupiks, õigesti või valesti kirjutatud. Ja gruppide märgistamiseks ma kasutasin 2 ringi. Roheline on õigesti kirjutatud ja punane on valesti kirjutatud. Järgmine mäng on klaviatuur. Mänguks on kindlasti vaja tähti, mida laps juba tunneb ja suurus võib olla erinev väikestest suurteni, millega on mugav mängida näiteks põrandal. Ja lapse ülesanne on maksimaalselt õigesti näidata või vajutada klaviatuuril nuppe või tähti, mida nimetab täiskasvanu või teised lapsed. Võib paluda lapselt ka trükkida mingi sõna tähe järel. See mäng on 5 tähte ja seda mängu on mugav mängida lastegrupiga. Valitakse mängujuht, kes tunneb juba tähti, mis on kirjutatud kaartidel. Siis 5 last tõusevad püsti oma toolidelt ja nimetavad järjekorras tähti. Igaüks nimetab 1 tähe. Ja pärast seda, kui 5 tähte on nimetatud, see laps, kes on mängujuht, asetab siis 5 kuubikut nende tähtede peale. Ja see laps, kelle tähte ta mäletas ja asetas kuubiku, istub toolile tagasi. Vot. See mäng on pesulõksud. Ja siin on 2 mängu pesulõksudega. Mõlema mängu mõte on selle pesulõksu abil ühendada sõna pildiga. Trükitähtedega kirjutatud sõnade valikus on kindlasti vaja, et üks pesulõks oleks ülearune. Nii jääb lapsele valiku võimalus viimase sõna jaoks. Aga selles variandis kirjutasime sõnad kirjatähtedega ning kasutasime pisikesi pesulõkse.
ja siis 6-7-aastased lapsed saavad nendega täitsa kindlalt hakkama, kuigi on vaja ka pingutada. Väga kasulik peenmotoorika arendamiseks. Nii, järgmine mäng on loe ja näita. Lapse ülesanne on lugeda sõna, putuka nimetus. Näidata seda putukat, valides ta välja paljude teiste seast ja siis pärast keerata leht ümber ja kontrollida korrektsust. No ma näitan teile, et oleks arusaadavam väikese video, aga loodan, et jah. Anna, lähme ära. Näin. Lähme ära. Ja siis jätkame. Nii, matemaatikat võib mängida ka kahes keeles ja märkamatult saab toimet tulla küllaltki. Pähkli, karbi, kaane kaasa võtta. Ja esimene mäng on küpsised. Oli olemas valmis variant, aga lastele tõesti meeldivad neid peaaegu päris küpsised. Aga kuna ostetud mängu mõõtmed ei sobinud mängimiseks, siis me suurendasime seda ja lapsed osalesid ise hästi aktiivselt. Nad värvisid ja kirjutasid. Nii, aga kompletis on 32 kaarti, see tähendab 16 paari. Ja iga paar sisaldab numbreid, mille summa on võrdne 10-ga. See on väga tähtis. Ja ümber pööratult numbrid 6 ja 9 peavad olema kindlasti hästi äratuntavad. Ja mängureeglid on lihtsalt nagu memory mäng. Küpsise saab endale see, kes arvab ära paar arvu, mille summa on võrdne 10-ga. Ja juhul, kui summa ületas esimese 10, nii öeldigi, et 10-st rohkem, kuid kindlasti on alati keegi, kes teab vastust ja see on tema kuulsuse minut. No nii, ja näiteks siin pildil on 5 ja 5 ja summa ongi 10 ja see tähendab, et laps saab endale. Kaotusega mängus lepivad tavaliselt kõik lapsed. Aitab, ütles sinu kõht, ei ole ju tühi, sina sõid juba 2 küpsist ära, aga sellest ei ole midagi, et naabril on neid 6. No vot, selline mäng. Ja järgmine mäng on leia oma koht saalis. Enne kui alustada selle mängu mängimist, tasuks lapsega meenutada, kuidas näeb välja teatrisaal ja miks on tähtis enne etenduse algust leida oma koht, see, mis on näidatud piletil. Selle mängu jaoks on vaja luua toolidega saal. Mina trükkisin mitu lehte formaadis A4 ja millel olid kujutatud toolid ning ma kleepisin nad omavahel kokku. Siis ma sain 5 rida, igas reas 10 kohta. Nii, aga lapsele võib teha ka ettepaneku toolid ära värvida. Nii, mängimiseks antakse igale mängijale inimese või looma figuur. Mina kasutasin šokolaadimuna kujukesi ja ka pilet, millel on ära märgitud rida koht. No ja lapse ülesanne õigesti lugeda piletil olevat informatsiooni ning seejärel leida oma mängu nupukese jaoks koht saalis.
Mäng peida lepatriinu ära. Mängu jaoks on vaja 12 rohelist lehekest, mis on märgistatud numbritega, siis 24 lepatriinut, kelle selgadel on täppid, siis kokku on 12 paari. Ja lapse ülesanne on lugeda putuka seljal olevaid täppe ning peidata siis õige lehe alla. Ja enne kontrollimist hoiatage last, et õige ülesanne täitmise korral peab iga lehekese all olema 2 lepatriinut. Nii, see ei ole mitte päris mäng, see mäng torn, vaid väikese kavalus, mida on vahetevahel vaja kasutada, et maskeerida üsna rasket protsessi. Ütleme, et tänapäeva lastel osaliselt ei õnnestu ladusa jutukese koostamine piltide järgi. Ja appi võib tulla selline kausikeste komplekt, millega mängivad väikesed lapsed. Ja kõik on lihtne, igale pildi järgi välja mõeldud lausele asetatakse üksteise peale selline kausike ja kokkuvõttes saab sellest lõpuks torn ja selle kõrgus oleneb jutukese pikkusest. Ja meil elab igal korrusel mingi loomake, see on tavaline kleebis ning see tähendab, et torni valmimisega mäng ei lõpe. Võib paluda lapsel kokku lugeda korrused, sellisel moel võib saavutada rekordeid jutukeste koostamisel või võib vastata erinevatele küsimustele, näiteks kes elab 5. korrusel, missugust värvi on viimane korrus, missugune korrus asub 6. ja 7. korruse vahel ja nii edasi. Nii, mäng džunglis. Sellised variandid. Iga klotsi küljele on kirjutatud üks täht, mis kuulub ühele kindlalt määratletud loomale. Näiteks S on zebra, Õ on lõvi, J kaelkirjak, G tiiger, konn ja nii edasi. Ja siis mängija veeretab täringut, nimetab tähe ja meenutab, missugusele loomale see kuulub. Aga teise variandi jaoks on vaja sellist klotsi või täringut, mitte nagu tavaliselt, kus punktid on 1-st 6-ni, vaid 1-st 3-ni, et mäng ei lõpeks liiga kiiresti. Nii, ja laps sammub vastavalt punkti arvule ja siis, kui on selles puuris on lõvi, siis ta ütleb, mul on üks lõvi. Ja siis järgmise viskega võib ta taas sattuda näiteks lõvipuuri, siis ta ütleb, et nüüd on mul 2 lõvi. Aga võib juhtuda, et mängija satub uue loomaga puuri, siis ta ütleb, mul on üks tiiger. Tähtis on mängu kestel meeles pidada juba kogutud arv loomi ja finišisse jõudes võib mängija kollektsioonis olla näiteks 3 zebrat, 2 konna, 3 ahvi ja seda informatsiooni tuleb kindlasti mäletada viimase viskeni. Päris keeruline, aga lapsed saavad hakkama. Nii, ja mängu võib muuta olenevalt kaartide komplektist, näiteks korjata puu- ja juurvilju või osta transporti või imetleda putukaid ja nii edasi. Nii, mäng vikerkaar. Oma sisult on mäng väga lihtne ja selle abil on võimalik korrata värve, pöörata tähelepanu nimisõnade ja omadusõnade vastavusele, näiteks sinine vaal või punane auto, magus küpsis. Nii, on vaja ainult mõned kastid, millest igaks on märgistatud vastava vikerkaare värviga ja üks kast siis väikeste mänguasjadega, mis on märgistatud vikerkaarega. Nii. Ja kõige ideaalsem variant on
sellised väikesed mänguasjad šokolaadimunadest, aga sobivad ka erinevad nööbid, vildikate otsakatted, pisidetailid, väga erinevad väikesed mänguasjad. Nii. Ja mängu mõte on võtta mänguasjakesed vikerkaare kastis ja siis asendada olevatesse kastidesse. Ja et protsess oleks huvitavam, siis panid meie lapsed asjakesi pintsettidega, krokodillidega, sellised hästi suured, aga uues ja taas motoorika arendamiseks. Nii. Nüüd ma ütlen teile ausalt, et tegelikult ma ei armasta väga töölehti ja vihikuid ja kui püüdsin neid kasutada, siis tundsin võimaluste piiramist ja harva, kui kõik ülesanded lehel vastasid mu ootustele. Ja mingi hetk koostasin ise töölehti, aga ikkagi ei tundnud vabadust. Ja siis selline ülesanne, loe, kuula ja värvi. Nii, iga silueti juurde on kirjutatud lause, milles on märgitud, mis värvi pliiatsiga värvida seda või teist detaili. Ja siis need värvilehed eeldavad valikut ja loomingut ja seepärast nad mulle meeldivadki. No võt. Ja siis järgmine mäng on sellest Põnni ööpäev. Mänguks vajame sellist mängualust, siis geomeetriliste kujunditega kaardipakki, siis selliseid kaardikesi, kus on joonistatud põnnitegevused ja siis kaardikesed päevaosadega. Ja nüüd täring ja selline mängunupp. Ja mäng algab stardikoha välja selgitamisega, sinna asetatakse mängunupp ja siis veeretatakse täringut ja mängunupp tõstetakse edasi nii mitu sammu, kui näitab täring. Ja siis laps nimetab värvi ja kuju, millele mängunupp tuleb asetada. Ja siis põnnitegevusega kaardide seas tuleb leida geomeetriline kujund, mis vastab sellele, millel asetseb nupp. No praegusel juhul on see roheline ring. Ja siis laps keerab kaardikese ümber ja saab teada, mida põnn teeb hommikul. Ja sellisel moel selgub, mida põnn teeb siis päeval, mida ta teeb õhtul ja kaua oodatud variant, mida ta teeb siis öösel. No võt, meie põnn keedab suppi. No võt, ja kuna aeg lubab, 3 minutit aega, siis ma lihtsalt jutustan teile, et minu grupi liikmed jagavad aeg-ajalt ka oma materjale, näiteks Urve Tinnuri juttude alusel on koostatud sellised interaktiivsed töölehed, mida on võimalik oma arvutis alla laadida. Nii siis teine variant on ülesanne jutusta loomadest, väga põnev, väga mugav materjal, mille põhjal on kerge koostada lühikesi jutukesi loomadest. No võt sellised ülesanne. Ja tegelikult mul on hästi palju erinevaid materjale, ma arvan, et kardan, et ma ei jõua kõike teile näidata, aga kui on küsimusi, siis esitage ja siis Heidi käest küsin, äkki ta jagab teile ka lingi, siis tere tulemast ka gruppi.
Tõesti, seal on hästi palju erinevaid materjale. Kui on küsimusi, siis ma vastan hea meelega. Minul on küsimus, te, kui te keelekümbluses töötate, see võistlusmoment, kuidas te selle olete, kui laps õpib ka, on kakskeelne või mis asi, et kui see võistlusmoment on ja kui ta jääb korduvalt kaotajaks, loomulikult on õpetaja siis psühholoog ka, et kuidas te selle lahendate? Et kas on tarvis, juba nutikamate laste juures on muidugi vahva võistlusmoment, aga just nende väiksemate ja kes on arad, te enne toonitasite ka, et kes on arad ja tagasihoidlikumad lapsed, et kuidas seda lahendada? Ma kuidagi muidugi toetan ja aitan teda, kui ma tunnen, et see laps teab, aga lihtsalt istub ja vaatab ja ootab ja teised lapsed, julgemad lapsed vastavad pidevalt, siis lihtsalt palun, et olge tasad, nüüd vastab või aitab mind see tagasikoidlik laps, kui ma tunnen, ma tean ju, et ta teab ja võtab sõna siis sel juhul. Ainult siis teist varianti vist mul praegu ei olegi. Muidugi tuleb toetada ja aidata. Tahaksin öelda aitäh, Julia. Ma saan nüüd teiega niimoodi teid kuulata kohe näost näkku, et nagu te teate ja suur tänu teile neid materjale jagamast, olen ma teie agar jälgija ja väga suur kasutaja teie materjalidele, nii et veel kord suur tänu ja soovitan kõigil tegelikult selle grupiga liituda, sest väga palju on materjale ja just väga palju toredaid materjale. Tänan teid väga. Aitäh. Ja aitäh, Julia. Ma saadan inimestele koos esitlusega ka selle grupi lingi, nii et kui ühel päeval näed, et on väga palju soovijaid ja suur tung liituda, siis on teada, kust need inimesed kõik järsku tulid. Aga nad tulevad, ma usun. No ja YouTube'is on meil kanal, ma arvan, te tunnete juba, seal on hästi palju erinevaid õppevideosid. Teeme mehega koos. No ma arvan, et nad aitavad ka õpetajaid ja lapsi muidugi ka. Päriselt seda YouTube'i kanalit ma juba jagasin meie grupi Facebooki grupis ühel hetkel külmemal ajal. Ma veel kord näitaksin teile, ma ei tea, kas on hästi näha. Tegin ka ühe lauamängu, mis meie lastele hästi meeldib. Ma ei tea, kas on natuke näha? Jaa. Siin on sellised toredad asjad ja kasutame seda täringuga ja meie lapsed on hästi huvitatud, et just, et kasutan seda kuni 7-aastaste lastega, aga isegi või vanematega, sest siin on nimeta asi, mis teeb sulle rõõmu ja keegi, kes mängib just nimelt seda pilli, mis on näidatud pildil ja siis nad saavad liikuda nii edasi-tagasi. Ta on nagu selle tsirkuse põhimõttel tehtud, et nii alla kui üles saab liikuda, aga samas, kui sa juhtud sellele ruudule, siis tuleb ikkagi teha, et nimeta tegevus, mida teed õues ja see on keeleõppeks, on meie lastele igatahes väga meeldib, nii et soojalt soovitan seda kõigil teha, kes kätte võtab. Suur tänu. Aitäh, Julia. Kui nüüd, kas on meil kellelgi küsimusi või liigume edasi sammukese võrra? Tundub, et selle esitlusega oleme ka ühel pool, nii et loodan ausõna, Julia, veel korra kohtuda mingis teises võtmes, võib-olla suvekoolis silmast silma, vaatame, kuidas me saame. Igal juhul sinu materjalid on hästi kasulikud. Jah, aitäh.